tervitust, head käsipallisõbrad ja tere tulemast Põlvasse Mesikäpa halli, kus Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste finaalkohtumise kolmandas mängus omavahel ikka vastamisi HC Kehra, Horizon, Pulp and Paper ja kodusaalis neid vastu võttev Põlvas Serviti. Finaalseeria on väga põnevalt alanud, üsna soliidne esitus esimeses mängus Põlva Servitilt kodusaalis võeti võit, mindi Kehrasse enesekindlust täis, kuid Kehra oli omad järeldused teinud ja vastas oma kodusaalis väga võimsa ja eriti väga tugeva kaitsega ning võttis sealt samamoodi ülikindla võidu, nii et kohtumine finaalseerias 1-1, tagasi oleme Põlvas Mesikäpa hallis ja tagasi on minu kõrval ka üks ja ainus vana hea kuldvara, Tõnu Jõks. Tere õhtust! Kui tulla veel tagasi siis eelmise mängu juurde Kehras, siis Põlva Serviti saavutas mängu esimestel mänguminutitel suure edu ja ilmselt oli nii mõnelgi juba mõttes see, et Serviti läheb siit oma teed ja võtab teise võidu ja mine tea, võib-olla kogu seeria, kuid kindlasti ei olnud sellise mõttega koduväljakul mängivad mehed, eriti nende peatreener Indrek Lilsoo ja anti kõvasti kaitses Põlva Servitile valu ning samamoodi rünnakul realiseeriti ära ning mida Kalmer Musting pärast välja tõi, oligi see, et ikkagi ründeliinid pandi täielikult lukku. Ja selle teise mängu siis esimese poole ja teine pool, kus Kehra tegi siis 10-1 vahespurdi. Ja võib öelda, et sinna suuresti siis Serviti mäng ka kadus, et enam sealt välja tulla ei õnnestunud. Siin kahekordne praegu vilistati Jankovskile. Ja olgem ära öeldud siis kohe, et tänase mängu kohtunikud on Toomas Heinla ja Urmo Siitsi. Vaatame üle siis ka Serviti koosseisu. Ründekoosseis siis sellel hooajal juba tavaks saanud. Keskelt Anatoli Šešlov, vasaksisemine Henri Iiend, paremsisemine Aisatullov, parem äär Kristel Muuga, vasak äär Henri Sillaste, joone peal Hendrik Varul ja väravas Eston Varus. Ja tänane kohtumine siin Mesikäpa hallis on alanud samamoodi nagu algas see ka esimesel kohtumisel siin, et üsna otsiv mäng, väravaid tuleb meil korraga vähe. Õigemini praegu ei olegi veel ühtegi väravat tulnud ja nüüd siin palli kaotus. Šešlov nüüd saab kaitses käed ette Serviti poolelt ja ei saa siin Kehra vabalt minna kiirrünnakut lõpetama, nii et läheb mäng 10 meetrilt uuesti lahti. Aga vaatame üle siis ka Kehra koosseisu, vasakult siis Kaspar Lees, siis Dmitri Jankovski, kesk- ja luku Tanel Laast, Jermaševits, parem sisemine paremal äärel, siis mängumees 13, Jorma Käsper. Joonel on Jaan Kauge ja väravas ikka Mikita Naum. Ja nüüd tänase mängu esimene värav on visatud selle Aisatullov saab väravasse. Ja väga otsustavalt võttis siin kohe enda peale sellise poolkiiremat viske ja ilusti taha alla nurka. Ja tulles veel tagasi Kalmer Mustinguga räägitu juurde, siis Kalmer ütleski, et tegelikult ootab ikkagi ennekõike nüüd venemeeste avanemist, ehk siis ei ole tulnud sealt head väravate sadu, nii nagu oli seda põhiturniiril ja vahealagrupi mängudes.
ja nüüd Eston Varuskilt hea tõrje alt, kukkumise pealt, väravajoonelt, lükkab palli eemale. Aisatullov, Tšeslov. Läheb Tšeslov ja raksatab see posti, kas jõuab keegi. Ja Sillaste meeleheitlik vise joonele. Peadpidi lendab küll oma meeste sinna pinkidesse. Aga ei ole lugu. Pall on päästetud ja Põlva Servit saab rünnakut jätkata. Muuga, Aisatullov. Joonele Varulile, Varul. Ja rünnak seisab praegu, ei tulnud sellest liikumisest välja midagi alt, Aisatullov ja super vise. Roman Aisatullovi poolt. Ja Serviti on kodusaalis taas kord kiirelt. Kas nüüd kiirelt, aga igal juhul on juhtima mindud 2-0 ja on praegu Roman Aisatullov näidanud, et tasub ikka teda meeskonnas hoida. Laast läheb nüüd. Ja siin väga jõuliselt Laas tõmmati maha, aga kollast kaarti veel ei järgne. Ja ikkagi sai ka veel hästi viskel, nii et oli niisugune raske vise. Jankovski ja nüüd viskab Eston Varuski esimesest nurgast sisse. Varus vangutab pead, et no kuidas see siit läbi läks, aga värav on kirjas, Kehral esimene käes, kaas on potilt maha võetud ja mine tea, kas nüüd hakkab sadu pihta. Jankovski on selles seerias ikka näidanud, et on Kehra ikka vaieldamatu liider. Eriti peale seda, kui Marko Zlatinovski on siis nii-öelda ikkagi tervisehäda tõttu mängust eemal. Ja nüüd siin prooviti Rikkenile joonele. Nikita Jermasevit siin hoidis siis Rikkenit kinni, ei lasknud teda siin vabalt liikuma ja jääb Servitile rünnakuõigus, tuleb, nüüd prooviti veel alt. Ja Naum püüab selle palli lausa. Tuleb Jankovski, Lees, tagasi Jankovskile, keskele Jermasevitsine. Vahetatakse nüüd välja, tuleb Laas sisse. Ja võtab see Kehra meeskond rahulikult seda rünnakut üles, nii. Nüüd oli siin Jankovski seda sammu sassi ajamas, palli kaotamas, aga jätkuvalt. Ja Jermasevits ei. Ja nüüd saab kiirrünnakusse Kristjan Muuga ja laseb siukse. No võiks öelda, et ühe käega korvpalliviske, et ei oskagi liigitada, mis mängus. Ja tegelikult oli väga napikas isegi see, et seal need Naumi näpud olid seal väga lähedal, aga ja lõpuks ikkagi pall väravas ja... Aga Põlva Serviti kapten täis enesekindlust, hurjutab veel mehi, et davai, anname nüüd kuuma ja mängime, et meie kodusaal, siin tuleb võit võtta. Laast. Ja joonele kaugele nurka. Jorma Käsper. Ja väga hea töö, Kaspar Leesis läheb kontrapalli joonele nokkima. Ei suuda teda Serviti mehed ära kaitsta, Aisatullov on väga pahane enda peale, et magasta selle maha ja lasti siit nüüd väga hea värav, ilus värav Kehral visata. Muuga, Aisatullov võtab, Muuga. Aisatullov läheb veel ja paneb kolm on Aisatullovil korvis ja siin ei ole midagi teha. Täna on Aisatullov tulnud hoopis teistsuguse hingamisega väljakule ja see muudab ka Kehra meeskonnal natukene raskemaks selle kaitse mängimise. Ei ole ainult Henri Hiiend, kes siin valusalt tulistab. Ja nüüd oldi jälle siin pallikaotusele Kehra poolelt lähedal. Jermasevits kauge viskele ja viskab väravasse. Sitsi oli siin juba valmis ka käsi püsti, et annab siit vist 7. Oli siin võib-olla kaitsemees Neeme natukene alas sees, aga ei. Neemel oli küll kollane kaart all juba, aga ja 2 minutit veel ei järginud selles olukorras. Aisatullov, Tšeslov, Hiiend ise. Ja läheb
ja läheb sealt, vaadake aegluubis, kuidas see läheb Naumi käte vahelt läbi. Naum seal sügab pead, et oli tema pall. Oli seal ilusti nurga sees, vaatame nüüd korduses hästi näha. Aga see oli ikka nii nurgas, et no ja natuke hiljaks oma käte tõstmisega, et muidu oleks seal olnud labidad ees ka. Aga Kehra omakorda nüüd, vahe on nüüd 2 püsinud. Jermasevits ja viskelt ja saab nüüd uue võimaluse Kehra siin rünnakut üles võtta. Jermasevits ei, Laast ka mitte ja nii nüüd rünnakus hästi, Serviti seisab kaitses ja ei olegi midagi teha, Jermasevitsil paneb siin plokist Varuskile kätte selle palli ja otsa jooks ilmselt, jah. Nii. Ka Rikken üritas siit 2 mehega koos seda. Nii, tuleb ka kaart. Ja tuleb kaart Laasti, Uku-Tanel Laastule ilmselt selle eest, et ei saanudki aru. Arvasin, et teesklemise eest. Aga Toomas Heinla puusanõksutused. Ei saanud ka täpselt aru. Aga Laast ei vaidlenud ka nii, et ju ta sai aru, et sai asja eest. Võib-olla sai mõne eelmise olukorra eest kuskilt. No jah. Igatahes mäng läheb edasi Kehra rünnakuga. Kehra on nüüd võimalus vahe minimaalseks vähendada, kui nad sel rünnakul resultatiivsed on. Nii et tuleb siin Jankovski, Jermasevits, Jankovski, Laast. Ei ole sinna joonele sööta, kauge küll otsib, aga ja saab palli ja nüüd see soovi näpud vahe seal ja 2 korda järjest. Urmo Sitsi näitab, et alas sees oli Anatoli Tšeslov ja nii, Kehra uuesti rünnakul, Jankovski ja super tõrje Varuskil, varba otsaga. See oli väga hea tõrje. Ja nüüd Tšeslov saab ja saab siit ka teine võõrlegionar värava kirja ning suurepäraselt on nüüd siis seda väravaviske show'd siin tehtud. Kuus-3 Põlva Serviti juhtimas, 3-ga peal. Väga hea sööd ka muidugi Aisatullovilt, kes kogu kaitseliini enda peale tõmbas. Ja Slastinovski esimest korda väljakul siis oli ta siin haige teises mängus. Väljakul ei saanud. Nüüd kollased kaarte veel. Roman Aisatullov selle enda tagataskusse pistab. Ja läheb Kehra rünnak nüüd edasi. Vaatame, kelle peale mängitakse, kas Slastinovski läheb, võtab ette, tahab kätt valget saada, ei veel. Tahab mängu sisse harjuda. Jankovski ja nüüd Posti ja Urmo Sitsi näitab, et ära vahi pall, et pall ikkagi võrkas joone peale, pall märg, aeg seisma ja läheb ilmselt palli vahetuseks. Siin näeme veel, väga hästi on Eston Varuski ikkagi täna siit alt joone pealt neid palle ära toonud. Et taaskord suurepärast mängu tegenud. Esimeses kohtumises võib-olla jäigi meie poolt natuke liiga väikese tähelepanuta, sellepärast et ei ole võimalik kiirrünnakuid alustada, kui ei ole seal väravavahti ikkagi ees, kes need tõrjed teeb ja palli kiiresti ette paneb, et oli väga oluline roll Eston Varuskil ka esimeses kohtumises, kui Põlva Serviti võitis ja täna taaskord on ta heas hoos. Aga Serviti nüüd rünnakul. Rudissaar on mängu tulnud. Varul joonele, Iiend ja läheb, paneb ja Naum ühele poole, pall teisele poole ja ei ole küsimustki. Ja vahandab siin kaitsega, et on ilmselt ikkagi kokku lepitud, kust poolt kinni või keegi võtma peab blokiga ja kes. Ja see oli Iiendit hea vise. Selge, ütlesid kõik ära ilusa punkti. Kehra.
tuleb Slastinovski, Laast, aga Aizatullov nüüd hästi saab kaitsest kinni. Siin oleks võinud küll võib-olla isegi karistusjärgnevalt selja tagant midagi. No oldi küljega värava suunas, et sellepärast võib-olla Heinla alastas. Slastinovski läheb, ei. Ja nüüd, kes saab kiirrünnakusse? Tšeslov. Käsi ei lähe. Laast seal hästi suutis ära siduda. Järgmise servitel muud kui vahetusse tuleb Rudissaar tagasi mängu käima tõmbama, paneb joone paika ilusti. Rudissaar võtab ette, ei, Aizatullov ja tahtis sealt alt veel panna. On täna talle see ise siin korduvalt edu toonud, aga antud momendil siiski väravast kindlalt mööda ja Kehral on nüüd võimalus vahepeal 4 väravaliseks kasvanud vahet siin vähendada natukenegi. Ja tuleb Slastinovski ja on selgelt näha, et mees on haigusest paranemas ja tagasi nii-öelda oma headuses postipõrkega ikka palle sisse panna. Ja, super vise. Ja nüüd on Anton Baruski toodud ka keskele kaitsesse. Et siin natukene joonel paremini murda. Uuga siin tahtis Sillastele õhku panna, aga sööt täielikult ebaõnnestus. Kehra tuleb sellise poolkiirega. Võetakse hoogu maha. Indrek Normak läheb rünnaku välja, Laast sisse tagasi. Ja tehtigi nüüd vahetus Naum väravast välja, 2 joont keskele. Loodetakse nüüd siin kavalusega ära murda. Laast paneb paika ja nüüd natukene takerdub siin rünnak, alas kohtunikud ja tõstetakse käsi ja saab siin Jaan Kauge ikkagi vabalt selle söödu kätte joone pealt ja igati õnnestunud rünnak Kehralt, siin kavaldatakse ikkagi serviti praegu üle selle ühe lisamehega ja saadakse see vajalik värav kätte. Vahe nüüd taaskord 2 peale läinud, Kehral 2 õnnestunud rünnakut serviti 0 vastu, nii et on siin serviti meestel mõtlemist, kust tuleb värav ja Rudissaar saab hästi läbi. Ei jõuta siin, Kauge ja Baruski ei jõua õlgu kokku panna. Suurepärane sööst mängumehelt Raiko Rudissaar. Aizatullov võttis hästi 2 meest enda peale ja õigel ajal sööt edasi ja seal oli Rudissaarel lihtsalt vaja otsustavalt minna ja pall väravasse panna. Ja Slastinovski, Laas, Jankovski ja tuleb, Lastinovski tuleb ja paneb teise. Kehra 6. Varusk on raevus lausa. Tundus, et Varusk ei näinud seda, et kus see vise sealt täpselt tuli. Ja oli see Henri Hiiendilt suurepärane läbipugemine siit nõelasilmast ja preemiaks on siin 7 meetri karistusise servitile. Henri Sillaste seda sooritamas. Opa, Euroniks jee pihta, see pall läheb. Ja Naum võib käed üles tõsta. Hakkas kartma. Kodusaalis siis esimene eksimine Sillastelt. Vaatame, kuidas edasi, kas jätkuvalt läheb Sillaste viskele või on mõni mees veel siin veel pingi pealt võtta. Sarapuu täna tribüünil, teda nimekirjas ei ole ja Tšeslovilt suurepärane vahelt lõige. Tühja väravasse pall. Ja see, mida ei suutnud Henri Sillaste 7 meetrilt, selle teeb Tšeslov ise 9 meetrilt ära. Kauni, pehme palliga, aga kogu töö oli ära tehtud kaitses. Kes meist ei saaks hakkama tühja väravasse viskamisega, aga ja Aizatullov tahtis siit veel võtta ja magas nüüd maha või lasi läbi Jankovski ja kohe kiirelt Jankovski karistas ka.
9-7, Põlva Serviti juhtimas ja ründamas. On ikkagi tasavägiselt see kohtumine meil täna siin kulgenud. Küll Serviti siin hetkeks 4-väravalise edu sai, aga Kehra tuli kiirelt tagasi. Varulille joonetõste. Aisatullo võtab ette ja paneb ise postis selle sisse. Jah, see oli juba siuke väga kõrgest klassist vise. Ripub ja siis kui plokk on eest kadunud ja Nõum on juba aimamas, kuhu pauk läheb, paneb hoopis teises suunas ja korras. Värav kirjas. Katsinovski Laast tõstab leesi ülesse. Norma Käsper ja vale sööt, pall auti. Väga lihtne palli kaotus praegu Kehra meeskonnale. On siin täna Kehra meeskonnal varemgi siukest takerdumist või ründepraaki olnud, et ei ole võib-olla veel 100% oma mängumasinat käima saanud, aga eks mängu on ka veel jäänud oma 40 minutit julgesti siin. Rudissaar Aisatullovile ja kui mindi siit otsajooksu otsima, siis Aisatullov kavalalt hüppas otse õhku. Mees kadus eest ära ja värav kirjas, vahe taaskord 4 Serviti 11-7 juhtimas, kui esimesest poolajast kolmandas kohtumises, finaalseeria kolmandas kohtumises on siis jäänud mängida natukene rohkem kui 10 minutit. Kehra rünnak, Borovski, Jermasevits oli joone peal Laast vaba. Ja jalad maas, Nikita Jermasevits ja muuga läheb kiiresse, Varul, äärde Aisatullovile. Kas tuleb ja oli siit veel tulemas. Aga Neeme hästi võitleb palli sealt. Suurepärane kaitsetöö, kaitsemees, Neeme. Kontrapall on käes ja ausalt öeldes plussid kindlasti Kalmer Mustingu silmis kirjas kohe. Ja tuleb siis mängu Karl-Erik Uibo. Aisatullovi tundub küll, et käsi on ikka väga kuum, et tahab vaid visata. Aga eks see ole õige ka. Kui tuleb, siis miks mitte, paneb uuesti. Ja paneb ja nüüd on teine tõrje järjest. Ja teine eksimus järjest. Laast, Jermasevits. Ja posti pannakse siit Kehra poolelt Käsper ja Sillaste kiiresse. Aga said nüüd Käsper ise oma viga parandamas ja Slavtšinovski veel tuli appi. Kehra karu nii-öelda kinni võtab selle väikse Sillaste, siis ei ole sealt enam kuskile minna. Läheb nüüd 9 meetrit pall mängu. Ja Uibo siis reedel kihutas kiiresti peale matemaatikaeksamit Kehrasse. Käsi üle siin. Väike rõõmustav kätekõverdus. Veel otsa. Hästi Käsper äärest abistas sisemist kaitset ja Rudissaar. Leskov. Jaa! Ja on täna väravahtidel näha sükest kätega vangutamist ja kas ollakse siin kaitse peale või ise või ollakse lihtsalt niivõrd mängus sees, et iga värav, mis selja taha läheb, tekitab natukene sükest tuska, aga samas ka sükest kerget mänguviha, et oi, ma järgmine kord näitan. Aga tuli praegu Naumilt seda vangutamist ka, et ei saanud siit ette ja nüüd natukene siukene entusiastlik vise. Aga nüüd väga halb palli kaotus kohe otsa Serviti poole pealt. Stinovski saab vabalt, ei, Laas. Ja Varuskilt hea tõrje. Läheb üle küljejoone ja Kehrale jääb rünnakuõigus. Ja nüüd on mingi entusiastlik tähendab fänn tulnud siin pahandama Kehra meestega. Tuleb ka Põlva Serviti nii-öelda manager ja esindaja
kaamera pilt seda vist ei tohi väga näidata. Mõistlik näidata siin, aga igal juhul jah. Ebasõbralikud mängumehed toimetatakse, ebasõbralikud pealtvaatajad toimetatakse platsilt ja platsi järelt ära. Ja, mäng saab jätkuda. Kohtumine jätkub. Varuski nüüd 9 meetrit. Pall mängu. Jermosevits alt ja hästi Jermosevits ikka. Talle iseloomulikud visked. Ja hästi tõmbas Randmega ette nurka tagasi ja Esto Varuski oli võimetu. Slov, Rudissaar näitab siin mingit sorti liikumist. Uivo. Mäng on hästi laiali tõmmatud, mehed on kaugel, võetakse hoog üles, joonetõste Varulil. Jooks praegu näitab Toomas Heinla. Kaspar Lees. Ja hästi poetab selle palli sinna Anton Varuskile joonele ja mina näiteks ei näinud, kust see. Näed, Ops laseb siit selja taha. Väga meisterlik. Ja Kalmer Muusing peale siukest puterdamist kaitses võtab aja maha. Kuulame, mida räägivad peatreenerid. Põlvast Mesikäpa hallis, kus Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste finaalseeria 3. kohtumises on omavahel vastamisi Põlva Serviti ja Haatsa Kehra. Põlva Serviti kohtumist 12-10 juhtimas. Kalmer Muustingu võetud time-out on läbi, mida kuulsime. Ja Muusting üritas siin natukene mehi maha rahustada ja et mäng on meie käes ja tuleb rahulikult omi asju teha, et ei tohi siin rapsi on minna natukene tõmbas ka Aisat Ullovil seda tuhki maha ja Indrek Lillsoo jälle omakorda arutas ikkagi konkreetselt rünnaku ja kaitses liikumisi läbi, et näidati konkreetselt, et ei tohi magada ja ei tohi seda Aisat Ullovit sinna üksinda jätta. Ja nüüd oligi näha kohe, et siin suudetigi kaitses taaskord Kehra poolelt pall kätte saada, Naum oli õiges nurga sees, plokk teises ääres ja nii jäetigi väga väike võimalus sinna viskeks. Ja Kehral nüüd vahevõimalus minimaalseks siin vähendada. Lastinovski, Jermosevits. Ja nüüd rünnak seisab. Käsi üleval, veel viimased 3 söötu. Saab ise tulema. Ja veel saavad ühe võimaluse siit. Heal juhul ühe söödu võimaluse ja ilmselt Jermosevitsi. Ja Varus kindlalt ees. Ja saab Kehra tulla omakorda rünnakule, Aisat Ullov, Tšeslov. Ei, ja nüüd ei saa võõrlegionärid siit. Aga läks vastu jalga. Ja läheb see pall vastu jalga, nii.
kas see oli tegelikult see puusa pihta või siukse reie pihta oleks peale, jääma korduses siin. Põlv. Kas põlv on jalg? Toomas Heinla näitas konkreetset kohta ja kui selle eest ta võtab selle ära, siis tema on kohtunik, tema teab. Indrek Lillsoo, Kehra peatreener, teenisid väga ägeda vastureaktsiooni eest kollase kaardi ja Serviti on rünnakul. Hiiend, ei saa tulla. Jaa, väga raskesse positsiooni ennast mängis. Aga nägu on naerul sellepärast, et see rünnak lõppes resultatiivselt ja pani ta sinna tagumisse nurka selle palli ära ja ei ole midagi öelda, tõesti on täna Roman Aizatullov Serviti poolelt kuum. Ja. Kauge, Jelmasevits. Ja nüüd vale sööt täielikult oli Kehra poole pealt. Šeslov kohe üle Hiiend äärde Sillaste viskele. Sillaste esimene värav tänases kohtumises ja väga olulisel hetkel viia Serviti taaskord 4-ga juhtima, kui esimest poolaega on jäänud mängida 3,5 minutit. Jelmasevits nüüd jooksebki vahetusse. Jankovskit oleme juba ammu rünnakul näinud, et ja nüüd tuuaksegi sellist kindlat otsustajat, kindel otsustaja on praegu Kehral puudu, kes neid viskeid võtaks. Laast vaetatakse Slatinovskiga siin kohad, Jankovski ja petab siin. Peitis hästi praegu asjad tullud ära, aga edasi kuhugi minna selle palliga. Ja võtab Kehra uuesti rünnaku üles. Laast 1-1 ja kaotab palli ja nüüd ja ei saa siin Põlva Servit kiirrünnakust asja, ei leitud õigeid mehi õigetest kohtadest. Joonel nüüd taaskord Andreas Rikken, Rudissaar, mängujuht ja võtab nüüd Serviti rahulikult seda rünnakut üles, ei ole mõtet tormata, 4-ga ollakse peal. Poolaja lõpp on lähedal, siin lasta Kehral rumalasti järgi tulla oleks tõeline kaotus. Ja Rudissaar jättis nüüd selle mängu pooleli siin. Tuleb ja Aizatullov ja nii. Ja kas on jalg krambis juba või määnus hüppeliigest seal, vaatame vahe. Ja ikkagi kukkumise pealt võib-olla natukene tegi siin. Tundus jah, et ka hüppeliigestel nagu seal otseselt midagi. On siuke ilmselt kibe valu, et ei ole kange valu. Ja võtab siit Indrek Lillsoo ka veel omalt poolt aja maha, et ja vaatame nii-öelda esimese poolaja lõpuks siis enne lõppu veel üle, et kuidas on siis meeskonna mängijad siin oma esitusi teinud ja Põlva Serviti poolelt siis üle platsi mees ikkagi Roman Aizatullov. 7 väravat visanud 15-st, nii et poolte väravate autor on Roman Aizatullov Põlva Serviti poolelt, tõeline kahur täna. Ja teine võõrleegionar Anatoli Šeslov vastanud 3-ga. Me ei lisanud ka juurde 3 väravat, Hendri Hiiendilt 2 ja siis Kristjan Muuga, Raiko Rudissaar on 1 värava peal. Kehra poolelt on siis 2 väravat kirjas Jaan Kaugel, Marko Stassinovskil, Dmitri Jankovskil ja Mikita Jermasevitsil. 4 mängumehel 2 kirjas ja ühe väravaga on siis hakkama saanud Anton Baruski ja Kaspar Lees, nii et ilmselgelt võrdsete meeskondade mäng, ainult siis Kehral puudub täna see liider, kes koledasti paugustaks vastu siis Serviti poolelt on Roman Aizatullov 7-ga. Ja Hiiendilt siuke lihtne eksimus kaitses. Lasi Slatinovskil ja kergelt siin käe üle viia ja vahe 4
minut ja 5 sekundit esimese poole lõpuni. Pikk rünnak siit kindlasti Servitilt tuleb või tahetakse just kiiret väravat, et siis saaks veel lõpus ühe võimaluse. Uvoga Hiiend keskele. Rudissaar, Tšeslov ei lähe viskele. Hiiend läheb nüüd väga raskesse olukorda. Ja Heinla siin annab veel võimaluse Servitil rünnata, aga pikalt seda pidu ei ole, käsi ongi üleval. Tšeslov, Muuga. Ja siin nüüd jääb pool minutit Kehrale oma rünnakult sooritada. Kristjan Muuga ise väravasse ei läinud, ikkagi varbaga Mikola Naum selle tõrjus ja Kehra kord nüüd. Kehra võimalus vahet vähendada. Jankovski nüüd kaugelt viskele, kiirustatud ja mööda. Ja Servitil nüüd 5 sekundit aega ja oi. Oi, mida teeb siin Maarjo Karuse? Puterdab palli, annab võimaluse Kehral veel põrutada peale. Slastinovski söödab selle kiiresti siis kaugele, aga kauge paneb Serviti õnneks mööda. Oli põnev esimene poolaeg ja kindlasti tuleb tuhine lahing teisest poolajast. Puhkame korra ja kogume mõtteid.
Head pealtvaatajad, kätte jõuab auhindade nõusimise aeg ja auhindu on täna meil rohkesti, nii et võtsime piletid välja ja Raineriga siis selle loosimise siin ette võtame. Ja Rainer ole hea ja siis Fortuna rollis ka. Nii. Esimene võidunumber 4985. 4985. Nii, esimene võidunumber 4985 on võit olemas. Serviti pidadesse siis esimene auhind. Ja teine võidunumber 4102. 4102. Ja kolmas võitja on meil 4875. 4875. Ootame auhinna järgi. Ja auhindasid on meil siin veel 4963 on järgmine võidunumber. 4963. Ja ühe vihmavalgeu loosime veel 4469 on see võidunumber. 4469. Ootame auhinna järgi. Aga ei paista kuskilt, nii et võtame uue võitja 4098. 4098. Nii, auhinnad on loositud ja need kolm sangpommi siis viskab Rainer rahva sisse. Nii et püüdke kinni, kes soovib auhinda saada. Igal juhul õnnitused võitjatele ja tänud Euronixile. Kohe jätkub juba mille poole head kaasaelamist.
tagasi Põlvast Mesikäpa hallist, kus Eesti meeste käsipallimeistrivõistluste finaalseeria 3. kohtumises on omavahel Põlva Serviti ja Haapsa Kehra. Serviti peale esimest poolaega 15-11 juhtimas ning Serviti suurimad värava autorid siis Roman Aisatullov 7 ja Anatoli Tšeslov 3, nii et lausa 10 väravat on võõrlegionäride poolt täna visatud. Aga kuna seda mängu oleks üksinda liiga kurb ja liiga üksildane ikkagi kommenteerida, siis minu kõrval Tõnu Jõks ka. Ja näeme siit edasi. Keera alustab siis teist poolega enda rünnakuga. Nikita Ermasevits keskel, vasak sisemine Jankovski, parem sisemine Statinovski, parem äär Jorma Käsper, vasak äär Kaspar Lees, joone peal Anton Borovski ja vänavas Nikola Naum. Esimene rünnaku ebaõnnestub. Statinovski läks viskele, Varus tõrjus. Ja Varuskilt jätkuvalt väga head mängu me näeme. Tõsiselt heas vormis Põlva Serviti väravavaht. Ja vaatame siis võib-olla, siin läheb Servitil ikka kiiresti rünnakule, et vaatame üle need koosseisud ka, et on siis vasakul äärel Sillaste, vasak sisemine Hien, Tšeslov mängujuht, Aisatullov, parem sisemine ja paremal on Muuga. Joone peal Andreas Rikken murdmas, Varus siis väravas. Ja tuleb Tšeslov, joone tõste Rikkenilt, Aisatullov. Ja vanameister Naum on kätega ees seal ja ei lähe siit see sööt läbi. Ja oli siin Jankovski seda palli puterdamas, aga õnnega pooleks jäi. Ja nüüd näitab Sitsi, et õigest kohast tuleb lahti mängida. Võtab nüüd Kehra ka rahulikult. Rumalusi siin teise poole alguses pole vaja teha, sellepärast et muidu Põlva Serviti ikka saab juba väga soliidse edu siit. Tuleb Statinovski Jankovskile, Jermasevits nüüd joonele püüti kaugele seda anda, vabandust, Baruskile seda joonele suruda, aga seal Indrek Neeme teeb mehe moodi tööd. Oli nüüd üks teibikene siia maa kukkunud, aeg pandi kinni, pall uuesti mängu, Baruskil läheb Statinovskile, Jermasevits, käsi on üleval, viset on vaja ja otse Jankovski vise. Ja Varus püüab selle kohe, nagu ilusat sööt, aga ja Muuga siit ei lähe äärest viskele, Aisatullov, kes võtab, ei võta Hien. Oli siin, ma veel vaata, et lähedal otsajooksule komistas siin enne Statinovskit, aga sai siiski pidama ja läheb siin Põlva Serviti rünnak nüüd edasi. 9 meetrit lahti mänguga. Aisatullov, Tšeslov, joonele nüüd püüti. Ja oli Sillast hästi lõikas sinna Borovski taha, aga sööt oli natuke ebatäpne ja ei jõudnud kohale. Nüüd Tšeslov näitab Muugale, tule tõstesse ja tulebki pall Muugale ja suurepäraselt. Tšeslov, tõeline mängujuht, näitab kombinatsiooni ette niimoodi, et kõik Kehra mehed seda näevad ja ikkagi ta söödab sinna ja kui siit oleks see vise vist tõrjutud, siis oleks veel siit 7 meetrit ka tulnud, sest Statinovski ikkagi otse läbi jala tormas Muugale külge, et väga hea esitus siis Anatoli Tšeslovi poolt Põlva Serviti ridades. Kehra, Jermasevits murrab. Statinovski ei julge nüüd keegi viskama siit minna, kui natukenegi ruumi jäetakse. Ja Jankovski läheb. Arul blokki, saab ise. Jankovski ise saab blokist veel tagasi põrkva palli endale. Mehe moodi teeb küll Jankovski tööd väljaku peal. Ja on nüüd vaja platsi kuivatada. Varul vahetusse. Tšeslov tuleb asemele. Joonele jõudu vaja, Laaska mängus. Lees.
Slatkovski, Laas. Ja kas Varus sai siin näpud vahele? Ja sai küll ja käe sai vahele. Väga vabalt sai Kalees viskele ja kohe tuleb viiend ja paneb siukse paugu sinna ristnurga, et Naumi võtab see lihtsalt kangeks. Põlva serviti moodi kiirrünnak, ei olnud keegi siin valmis. Et hiiend nii kiiresti paugutama hakkab ja vahe on 6 peale nüüd kärisenud. Vahe on 6, 17, 11. Ja nüüd oli siin jalg. Ja taaskord Praaki rünnakul. Tšeslov tahab ise ka panna, aga... Nüüd natukene kiirustas selgelt. On siin... Ja, mis seal veel praegu mõttes oli? Mõttes oli see, et ma tulen näitan ka, et ma panen ühe siit sisse, aga selle peale hoopis Indrek Lillsoo võtab aja maha ja võtame meiegi korraks keelekastet, et see suu siin ära ei kuivaks teise poole ja lõpuks. Finaalseeria 3. kohtumine. Antud momendil seis viigis mängudega 1-1, aga tänast kohtumist Põlva serviti 17-11 juhtimas. Anatoli Tšeslov on Kalmer Mustingu käest oma tormaka rünnaku eest ninanipsu saanud. Kuidas Kehra meestel läks? Ja suhteliselt rahulikult oli seal, et peatreener näitas küll mingit liikumist, aga ma täpselt aru ei saanud, et mis või keda mida seal toimus. Igal juhul Kehra rünnakul Jermasevits saab vabalt viskele, teeb selle rõõmuks veel ühe väikse hüppegi ala sisse ning kindel värav Kehrale ja vahendab nüüd Kehra kaotusseisu. Aga vahe siiski suur. 17-12 serviti 5 peal. Servitil on aega, ei ole mõtet tormata. Rahulikult laseme palli tagant läbi mitu korda. Illastelegi pakutakse. Rudissaar siin hästi. Ja nüüd oli siin liikumine, kombinatsioon kokku lepitud, see ei toimi. Käsi üleval, ongi Rudissaar. Ja Rudissaare paneb Naumi jalapõrkes selle palli väravasse. Napilt jõuab see üle värava joone joosta, kui Naum sellele käe peale paneb, aga värav kirjas ja vahe taaskord 6. Ja tuleb nüüd Aast platsile kindla mõttega, mida teha, annab Jermasevitsile teada. Läheb nurka Leesile. Jermasevits, Laast, ei, Boruskile. Ei saanud. Boruskis. Ja nüüd kiirrünnakus Tšeslov ja taas kord saab Tšeslov kiirrünnakust palli panna tühja väravasse. Oli siis Naum välja vahetatud. Jermasevits saab siin kiiresti Indrek Lillsoo käest näpunäited, et kuidas järgmine kord käituda, siukest rumalat pallikaotust ei tule, aga Põlva serviti on juhtimas tänast kohtumist 19-12. Kui teises poolajast on mängitud 7 minutit ja 20 sekundit. Ja nüüd Antti Roogenbaum on tulnud joonele appi, püüti talle siin Laastu poolt sööta, aga ei jõudnud see sööt kohale.
Lastinovski joonele. Ja Aisatullov hästi hoiab kinni Rogenbaumi siit küle pealt ja ei lase viskele minna. Jermasevits. Aisatullov nüüd küll teeb mehe moodi tööd. Kas rünnakus pärast jõuabki enam siin paugutada? Jääb küsimus. Lastinovski ja Varuskile jalge all, aga sealt pall väravasse ei jõua. Ja Põlva servitil taaskord rünnaku õigus. Tuleb Hiiend Sillastele, hästi lõikab ja siit tuleb tänane esimene 2-minutiline karistus. Sillaste tõmmatakse ikkagi. Uku-Tanel Laast oli tõmbaja. Uku-Tanel Laastu poolt julmalt põrandale. Enam selgemalt 2 minutit võib-olla ei olegi olemas. Oli siis tänase kohtumise esimene ja olgem ausad, Kehra meeskond ja veel kehvemasse olukorda. Ja, et läheb raskeks küll Kehral praegu. Vahe juba 7 Rudissaarel veel. Ja aga Siim Normak siis. Versus Raiko Rudissaar. Ja Markide vahel. Ja vahe on 8 väravat. Mängida 22 minutit. Kehra ühega vähemuses. Ja tundub ka, et Kehral meestel ei ole sellist emotsiooni või sellist kuidagi tujutult mängitakse. Aga vaatame, mängida veel on kõvasti. Latinovski ei ole nüüd Jermasevits, kes võtab ise viske. Ja hästi võtab Jermasevits ette praegu, aga ja ei läinud lõpuni sealt, käsi üleval, joonele. Ja tühi värav saab Varus kirja selle värava. Ja latti läheb see pall, uskumatu. Roman Aisatullov viskab Paidla pusti Varuskile, no ei ole võimalik. Jan Varuska esimeses kohtumises pani minu arvates posti selle ühe paugu siit. Muuga vaatab, et kas tõesti see pall ei lähe siit väravasse ja ei läinud. Kehra saab uuesti võimaluse tulla oma 8-väravalist kaotusseisu vähendama. On väravavaht taaskord väravast väljas, aga riskima peab Jermasevits nüüd siit. Ja 7 meetrit. Tuli seal Aisatullov tal ala siis ette. Ja Jermasevits hästi praegu võttis keskelt 1-1 otsustavalt ette ja Lastinovski saab minna siis karistusviset viskama. Markos Lastinovski versus Eston Varus. Rudissaar pani sisse esimese karistusviske. Kuidas teeb Lastinovski? Ja oli Varusk lähedal tõrjele. Näppudest löödi see pall maha, aga siiski jõudu ja hoogu oli pallil piisavalt, et väravasse jõuda. Ja Aisatullov on võimas täna. Aisatullov on võimas. Ja kuigi nüüd Kehra meeskond on ka väravavahti vahetanud ja Siim Normak ongi väravasse jäänud, siis Aisatullovil on 8 koos. Ja töötab hästi täna Põlva serviti rünnak. Ja nüüd üritati siin väga optimistlikku söötu joonele. Ja taas kord kiirrünnakust. Värav tühi, Hiiend läheb, paneb ja pannakse posti. Tundub, et serviti peab trennis nagu harjutama neid tühja väravasse viskeid. Tundub, et see on nagu vanasti jalgpallis oli siuke mäng, et kes lööb posti ja kes lööb latti, saab soti või 2 sotti ja nii edasi. Et ma juba teises mängus seal eksiti nende tühja väravasse viskamistega päris palju. Igatahes nurka sööt, sealt nüüd Kehral Leesi poolt lisa ei tule. Lastinovski ja väga pehme on see Lastinovski ise, Varusk on seal kindlalt ees, lükkab üle otsajoone palli ja võtab nüüd Põlva serviti aega, enam kiiret ei ole, Kehra on täis koosseisus tagasi väljakul ja karistused Uku-Tanel Laastul kantud ja saab edasi minna.
vahe 8, vahe on 8. Serviti rünnakul. Joonele, Rikkenile siin. Ei saanud. Juba Rikken hakkas keerama, aga pall pandi veel käe küljeski. Kasparleesile ja Aisatulov. Roman Aisatulov. No on täna man of the match juba kindlasti. Arvestades, et siin ikkagi kõvasti on meil teist poole aega mängida. Murrab ikka mehe moodi tööd teha, ei kujuta ette. Pärast kommentaaridest tuleb küsida Mustingu käest, mida ta selle mehega teinud on siin paari päeva jooksul. Ja nurka nüüd ei oodanudki mängumees sealt teise nurka, ei tule. Leesiga nüüd, Jankovski söödab siin ja plokki, Tšeslov. Ja kas nüüd saab kiirrünnakust? Ei saa. Kui eelmised läksid posti või latti, siis Muugavise läheb sootuks mööda. Pigem ei tohi visata, tõmmake hoog maha ja las väravat läheb väravasse. Mis ta siin tühjast väravast mööda loobite? Jah, mõistlikum oleks joosta selle palliga väravasse. Aega ju on, aga no eks siin võiks olla vabalt praegu 24-13. Aga hoitakse Kehrat mängus veel. Hoitakse Kehrat, antakse veel võimalusi ja tuleb sinna. No tehakse ikka Kehra poolt väga siukseid rumalaid pallikaotusi on ikka väga palju tulnud ja no, niimoodi on väga raske siia mängu tagasi tulla. Ja on nüüd Indrek Normak Kehra poole platsile jäänud. Ja Rudissaar Hiiend tagasi Rudissaarile. Nüüd siuke väike puterdus ka Servitil, aga rünnakuõigus jääb neile. Ja Hiiend läheb. Siim Normak nüüd hästi ees. Tõrjub selle ristnurgast ja saab Kehra siin minna omakorda jälle rünnakule ja lootuses, et äkki see vahe hakkab ikkagi vähenema. Tuleb Jankovski. Rogenbaum on joonel. Jankovski. Slastinovski. Käsper äärest ja hea vise. Käsperil ka esimene õnnestumine siis täna. On nüüd Neeme rünnakule sattunud, kas jääb sinna? Ei jää, jookseb vahetusse siin, kiirrünnakust asja ei saanud. Ja tuleb Rikken joonele. Jaan Kaugega madistama. Servitil aega on rahulikult, rumalusi vältides püütakse siin iga rünnak mängida lõpuni ja loogilise lahenduse peale. Tšeslov, Muuga nüüd tuleb. Loetakse nüüd Kehra meestele siin sõnad peale. Urmo Siitsi poolt, teine kohtunik siis Toomas Heinla täna. Hiiend ja läheb alt siuksele oli väga hea vise tegelikult, aga taaskord Vosti ristnurk ja väravasse see pall sealt ei põrkanud. Jankovski. Normak nüüd ei, läheb vahetusse. Ja 7 mängijat. Kellelgi oli siin platsil. Kas tõesti Kehral oli 7 mängijat? 8 mängijat koguni väljakul, ütleb Toomas Heinla ja ilmselt kogenud käsipallisõber teab, mis sellele järgneb. Loetakse mängijad kokku platsil, näidatakse pingile. Ja et keegi peab siin saama 2-minutilise karistuse, et siia kaamera piltis ei ulatunud, kes siin täpselt kes siin valesti väljakul oli või kes see viimane mees oli, kes sinna läks. Igal juhul esimene mees, kelle näpud püsti, et 7 mängijat on ründes, oli Anatoli Tšeslov.
omab väga head ülevaadet ikkagi väljakust, teab täpselt, mitu meest mulle peab peale jooksma, kui on seal ikka 2, siis on järelikult 1 üleliia. Rogenbaum saaks 2 minutise karistuse. Ja tundus nii, et tuiskas liiga varakult väljakule. Samas kui Indrek Normak ei olnud veel üle joone jõudnud ja ikka selgelt ei olnud üle joone jõudnud, et jäi see ka tänasel mängu delegaadil võib-olla koheselt 2 silma vahele Toomas Venslil, kes siis istub all lauaset, aga mängumehed juba on siin selleks valmis ja taas kord nüüd Kehra ennast väga raskesse olukorda paneb siin Mesikäpa hallis Põlvas. Ja nüüd läheb blokist üle otsajoone ja rünnaku õigust jääb Servitile. Aisatullov, Rudissaar, no oleks siit võimalus on ka vajutada, ei veel. Läheb joonele läbi, teeb otsa jooksu hoopis. Ja nii ongi, Kehra saab ise tulla rünnakule. Ja Kehra võtab rünnakut üles ja on kauge siis mängujuhi positsiooni peal. Ja see on ilmselt hetkeline. Lõikab kohe jooneliselt ja nii ongi. Ees. Jankovski. Ja saab leest palli kätte ikkagi. Nüüd rünnak seisab siin. Klastinovskilt tuleb, varust püüab. Ja kuna ees kiirrünnakus kedagi ei olnud, siis kiirrünnakus siin midagi asja ei saanud, aga Servitil ei ole ka kiiret, et oleks vaja rumalasti tormata olnud. Kehra niigi kaitses ühega vähemuses joone tõsta Rikkenile, Aisatullov ja võtab ja paneb selle sinna posti kõrvale. On ikka seda sihikut täna ikka timmitud. Vahe taaskord 8 väravat. Kehra meeste karistusaeg lõppes ja saab nüüd üks mees mängu joosta. Aga ei, enne seda võtab Indrek Lillsoo aja maha ja kuulame korra, mida räägivad peatreenerid. Tere tulemast tagasi Põlvasse Mesikäpa halli, kus Eesti meeste käsipalli meistrivõistluste finaalseeria 3. kohtumises on Põlva Serviti suurelt 8 väravaga juhtimas Kehra meeskonna ees. 22-14 näitab skoor tablool, kui teise poolaja lõpuni on jäänud suurusjärgus 12 minutit. Siis kuna pall on ümmargune, kõik on võimalik, aga Põlva Serviti on täna ikkagi näidanud nii stabiilselt head rünnakut ja samas on kõvasti võetud kaitses, et siin peaks ikka juhtuma 8. sorti maailma ime, kui Kehra siit nüüd mängu tagasi tuleb taas kord Praak rünnakul. Kasparlees näitas vahetust ja tuleb Hiiend poolkiiresse. Ja see mäng. Teslov ja siin ei ole Kehral enam seda tujugi. Ja no see tuju on juba ammu kadunud. Ega time-out'i ajal ka sealt. Ja seal suuri mõtteid enam ei olnud kellelgi ja lihtsalt
räägiti üle, et kuidas seda ülekaalu lahendada, et kui väravaht on väljas. On siis tänast kohtumist ekraani paremas servas näeme tulnud ka Viljandi peatreener Marko Koks kaema, kus oleks võib-olla tahtnud ka väga ise olla täna siin hoopis oma meeskonnaga madistamas, aga Jankovski praegu. Muidugi seda võimalust tal siin ei oleks olnudki madistada, sest Põlva Servitiga poolfinaalis vastamisi oldi see aasta. Igatahes Põlva Serviti 23-15 juhtimas, 10 minutit jäänud kohtumise lõpuni ja on nüüd noor mängumees Martin Kristjuk saanud oma võimaluse tulla ja särada ja meeskonna peatreenerile näidata, et see vahetus õigustatud on. Ja Rudissaar nüüd siin läks päris heale viskele, aga siiski Siim Noormak täpselt ees. Jorma Käsper, Jankovski ja kiirelt nüüd Kehra vastab. Vahendab vahe 7 peale. Eston Varuski Hargi vahelt see pall väravasse suunatakse. Kristjuk, Rudissaar. Vaatame, kas viiakse Kristjuk ka viskele siit. Teisel rünnakul. Nii, joone tõste. Ja läheb viskele ja väga hästi keerab siin blokist mööda ja paneb selle palli sinna esimesse nurka. Näeme siit kordusest veel. Väga hea vise. Sai selle esimese pingi võib-olla maha ja kaitsesse ikkagi noort meest veel ei usaldata, tuuakse kaitsest sisemiseks Maarja Karuse. Jankovski, ei, Šešlov vastas hästi. Tuleb Kehral siit uuesti võimalus. Jankovski võtab ise, ei, Jermasevitšile. Nurka nüüd, Uku Tanel Laastaga. Väga lootuselt olukord oli juba seal tõesti. Šešlov viiendile suurepärane sööt Sillastele ja Sillaste teine isiklik värav. Tõmbab veel kätega publikut kaasa. Alfred Timmo, Põlva tarbijate ühistu ja esiliiga mängumees on püsti tribüünil ja elab kaasa kodumeeskonnale. Ja, vahe juba 9, taaskord 9. Et ei ole jah, täna Kehral siin suurt šanssi olnudki. Siiski esimesel poolajal ütleme ja Sillastelt hea vahelt lõige siit ja tuleb, kas võtab ise, ei, Muugale tehakse siin, tehakse ikka publikule ka show'd juba täie raha eest. Ja nüüd ääred muidugi kiiresti pidid siin tagasi jooksma, aga no peale siukest väravat ikka jõutakse ja oi, visatakse pöidlaid siin ja mehed on rahul, publik on rahul. Ainukesed, kes siin võib-olla natukene kurvameelsemad on Kehra fännid, aga olgem ausad, värava ilu loeb ka midagi. Jermasevits näitab, et ma ikka Randvega keeran sealt jalad maas küll, vangutab pead, et uskumatu, et see sisse läks, aga jaa, käsipall on lahe, nagu on kuskil dressidel ja särkidele peale kirjutatud. No kui niimoodi mängitakse, siis tõesti. Ja tuleb nüüd, Sillaste ongi peale. Uibo saanud veel mängu ja Siivosok vasakusse äärde. Saavad kõik siin oma võimaluse veel paugutada ja skoori teha, ja tuleb Uibolt. Ei, tuleb siit Kristjukile sööt. Ja Kristjuk, selline päris hea vise oli isegi, aga natukene täpsusest puudu. Palli vahetus, siis pall endas minema kuhugi.
tuleb Jermasevitš, Jankovski, Jermasevitš tagasi, joone tõste Rogenbaumilt. Norma. Ja tuleb siit ise Kehra poolelt ka peale, aga no Eston Varusk ikkagi. Eston Varusk on see, kes täna Põlva Servitit on ka siin hästigi kandnud. Eston Varusk kindlasti ja Aisatullov rünnakul. Täpselt. Kaks võtmetegijat praegu ja saabki Eston puhkama. Tuuakse Lõukene veel viimaseks 5-6 minutiks siia väravasuule. Šokk lõikab alla Uibo. Ja püütisid Rikkenile. Aga jääb siit ikkagi pall läheb üle küljejoone Kehrameeste näppudest ja jääb rünnakuõigus siin Servitile. Šeslov. Kristjuk, nii, näidatakse siin Siibo Sokule natukene rahvatantsu liigutusi, aga hästi Sokut siit omakorda sööd. Ja Martin Merut siis saab oma käe valgeks. Ja Kalmer Musting võtab aja maha ja kiigatas üle ääre sisse. Aeg võeti maha sellepärast, et Martin Kristjukile näidata mingit kindlat liikumisi rünnakus, sellepärast, et oma embuses seda kiiresti võeti. Ja sealt ilmselt mingid skeemid nüüd paika pannakse. Aga kuna tänane kohtumine on suht otsakorral, siis vaataks üle ka, kes on ikkagi suurimad skooritegijad ja Põlva Serviti poolelt siis vaieldamatult Roman Aisatullov. Ikkagi Roman Aisatullov, 9 väravat kirjas mehel. Ja teine võõrleegionär Anatoli Šeslov 5-ga. 3 peal on siis 3 mängumeest, on Muuga, Raiko Rudissaar ja Henri Hiiend. Ja 1 värava on saanud kirja Martin Kristjuk ja Henri Sillastel on 2 ja rohkem väravaviskajaid veel Serviti poolelt ei olegi. Kehra poolelt on 4 väravat 3 mehel, Markus Lastinovskil, Dmitri Jankovskil ja Mikita Jermasevitšil. 2 väravat Jaan Kaugelt ja 1 värava mehi on meil Martin Nerut, Jorma Käsper, Anton Baruski ja Kaspar Lees. Nii et jah, nii ongi. 7 meetri karistusviskeid on täna vähe olnud, samuti 2-minutilise karistusi. Ja et see ongi natukene selline kummaline, et tavaliselt sellistes finaalmängudes, kus ikkagi pinget ja sellist elektrit ja kavasti on neid 7 ja 2 ja selliseid asju tunduvalt rohkem, aga jah, täna on selline teistsugune mäng olnud. Igatahes Kloorovis nüüd Uibo minna siit viskele. Blokist läheb see üle otsajoone, Šeslov. Ei, hea sööt Uibole. Sokk oli siin lähedal, et nopib selle ja saab joonele. Ei, Šeslov ja Rikken, ei tule. Rikken läks sinna pea peale panema, täiesti südamest sinna. No kui harva saad panna, siis ja ikka randega tõmbas mõnusalt seda palli sinna lati alla, aga taaskord natukene jah sellest täpsusest puudu. Või käib siin jätkuvalt see mäng, et kes saab rohkem latte ja poste, et kui juba siuke eduseis on tehtud. Ja Rogenbaum, Kastinovski ja oli siin lähedal jälle ja nüüd saab. Jankovski nüüd paneb omalt või Kehra poolelt latti. 2-minutise karistuse teenib Andreas Rikken siin. Ja oli küll jah, seal Jermasevitšil jäi selja taha ja Jermasevitš juba natukene näitas seal frustratsiooni ka, aga suutis veel oma närve talitseda. Ja tuleb Põlva Serviti ja nüüd on paremal äärel Maarjo Karuse, Martin Kristjuk, mängujuhiks on jäetud Šeslov. Siiski tuli veel Hiiend nüüd Lõukase asemel appi, proovitakse ka nüüd rünnata siin täiega, Šeslov on joonel, Kristjuk ei lähe viskele. Uiboga nüüd siin omavahel söödavad, Uibo saab läbi ja paneb selle ikkagi
väravasse ära, nii et saab ka täna omad silmad pähe siin. Ja Kehra. Vermasevits, Jankovski tagasi Slastinovskile ja ei taha nüüd keegi väga siit viskama minna, läheb noor Nerut, aga paneb selle palli üle väravalati ja julgeb sinna reklaami peale veel, et ja käib siin nüüd mingi platsi puhastamine. Nisleoke saab ikka korralikult siin otsesise higiseks Urmo Siitsi õpetuste kohaselt. Tuleb ka vahetuse kohe. Saab Servitiga proovida siis, kuidas on nii mängida, kui tagaväravahti ei ole. Ja Sergei Bljukšenko on siis joonele toodud. No tõeline kraana on sealt nüüd, kes ikka nopib neid palle teiselt korruselt. Nii et mingit redelit ei ole ka vaja. Käsi on nüüd püsti. Kristjuk ja paneb sinna aga keskele. Hea tõrjaga Normaku poolt. Iga tahes saab siin Kehra tulla joonele Jankovskile ja Jankovski rahulikult näeb, et Lokinen on õhku tõusnud. Ja paneb sealt hargi vahelt ära. Ja saab veel oma isikliku skoori kasvatada, aga ja mängu sellist olemust enam ei muuda, et see mäng on ammu juba otsustatud. On vaja lihtsalt need minutid siin täis tiksuda. Annabki siin siis ikkagi Serviti meeskond ka noorematele meestele võimalust, teistele puhkust ja ennast näidata ja võtab siin Lutsenko ette, aga napilt väravast mööda ja siin Normak paneb Kehrale kiiresti palli mängu, saab äkki veel vahet vähendada. Ja tundub, et pall on kas märg või kleepuv igal juhul. Jankovski siin natukene nina kriimsutab Jermasevits hüppesse. Ja 7 meetrit. On siis jäänud meil tänast kohtumist mängida natukene rohkem kui minut ja Põlva Serviti on hetkel juhtimas 27-19. Kindlalt sellit võidu võtab. Ja nüüd Kehrasse minnakse siis kas Eesti meistritiitlit koju tooma? No, kindlasti selle mõttega minnakse. Ega. Või minnakse ikka selle mõttega, et võtaks ikka kodus selle tiitli? Ei, selliste mõtetega ei lähe keegi nendele mängudele, et kõik tahetakse ikka nii kiirelt ära otsustada kui võimalik. No, Jermasevits seal laseb ka siukse pingevaba palli juba sinna Laukese selja taha, et ja vahe nüüd 7, et no siin ei olegi mõtet seda vahet enam öelda, et on mis ta on. Tänane kohtumine on võidetud ja mida sa ootaksid siis pigem nüüd Kehralt? Kas Kehra nüüd kodus paneb siis kõik mängu? No kindlasti, et nad peavad mingid muudatusi peab tegema ja no Servitil ei ole muud teha kui samasugust mängu näidata nagu täna, et Kehras ikka... Rudissaar vasaku käega. Rudissaar paneb selle vasaku käega väravasse. Kehras ikka 3 päeva tagasi kukuti ikka täielikult mingi aeg ära ja enam sellest ei toibutudki. Et ma arvan, et 4. mäng on kindlasti poole võrdsem ja ei ole välistatud, et oleme veel 5. mänguks siin Põlvas tagasi. Ja tänane kohtumine on lõppenud 28-20 Põlva Serviti võiduga. Ja järgmine kohtumine peab siin üle täpsustama selle, aga saab see olema juba 2 päeva pärast 17.05 ehk kolmapäeval Kehra spordihoones algusega 19.00. Nii et head käsipallisõbrad, Kehral selg vastu seina
Põlva Serviti peale tänast kohtumist ammutas kindlasti taaskord kõvasti eneseusku ja minnakse Kehrasse seda tiitlit koju tooma. Kui teil on kolmapäeva õhtu vaba, minge teiegi, sellepärast et saalis on kindlasti see emotsioon vahetum. Võimalik on näha selle aastat meistrit ja kindlasti me teeme ka siit koha pealt väikesed intervjuud mängukangelastega või nende peatreeneritega. Eks seda juba näitab aeg. Minu poolt muidu meeldivat õhtut, nautige uut sooja nädalat, kui lubab ka natuke suveilma juba, aga ärge unustage käsipalli vaadata. Jah, aitäh, head õhtut! Ja oleme saanud mängujärgseks kommentaariks kaamera ette Põlva Serviti mängumehe Hendri Sillaste. Kõigepealt õnnitlused, suutsite täna võtta väga olulisest kodukohtumisest küllaltki kindla võidu 28-20. Kuidas tulite täna duširuumist välja, millise emotsiooniga? Pigem emotsioon ei muutunud kui kahes eelnevas mängus, aga lihtsalt tänases mängus me tegime oluliselt vähem praaki ja käisime palliga palju kindlamalt üle kui eelmises võõrsil mängus ja saavutasime ka edu nendest. Tagamängus olime suhteliselt head, et täna küll ei olnud nii palju kontrarünnakuid, aga tagamäng oli võrreldes kahe eelneva mänguga ka teine tera, et tuli igalt poolt neid tagameestelt ikka olulisi väravaid. Said ennast täna hästi lahti visatud kahes eelmises mängus suhteliselt kehva realiseerivust näidanud legionäärid Roman Aisatullov ennekõike, et kas temaga tehti vahepeal ka mingit eraldi trenni või millised sõnad siis ikkagi Musting talle peale luges, et täna mängumees nii hästi tuli ja 9 väravat siit ära paugutas? No eraldi trenni ta kindlasti teinud, selle lühikese aja jooksul ei jõua enam nii olulisi muudatusi teha, et pigem oli see, et ütlesime, et võtame neid viskeid, vaata, et keegi peab võtma ega siis midagi teha, kui keegi ei viska tagant, ega siis palli sisse ka ei lähe ja
eks Kehra on ka oma kodutöö väga hästi teinud, et nad teavad küll, kus meie väravad tulevad, aga täna tuli üllatus hoopis positsioonirünnakuga neid. Järgmine kohtumine 2 päeva pärast. Kehra kindlasti on täna valusalt haavata saanud, aga kas Kehra on nüüd maha löödud, kas Serviti läheb ja võtab nüüd nende koduväljakul selle meistritiitli ära? No, kindlasti mitte, et kodus on hoopis midagi muud mängida, et eks Kehra üritab ka kodus omad korrektuurid teha ja meile näidata, et ei olnud midagi nii ebaõnnestunud kui täna, aga kindlasti nad tulevad kõva lahingut andma, aga samuti me üritame seda kõike neil takistada, et üritame oma parimat mängu näidata ja võita. Üks hea mängumees ei saagi midagi muud öelda. Aitäh sulle, Hendrik Sillast, head puhkust ja edu järgmiseks kohtumiseks. Aitäh! Ja püüame saada kohe ka siit Kehra poolelt kellegi kommentaari andma, vaatame. Indrek. Ja olemegi saanud kaamera ette Indrek Lilsoo, HC Kehra peatreeneri. Indrek, tuli tänane kohtumine taaskord raskelt, et tulite küll kindlasti Kehrast hea emotsiooniga, saite seal küllaltki kindla võidu Põlva Serviti üle. Kas see emotsioon jäi bussi või jäi see sootus Kehrasse või kuidas see mäng täna ikkagi teisel poolajal Kehralt nüüd ära lagunes? Ei no et jäime suurde kaotusseisu ja ega kus sa sealt enam seda emotsiooni võtadki, et siis oli näha, et see mäng läks, aga mis puudutab, et see üldse niimoodi läks, oli näha, et siin kogu see Põlva meeskond oli väga kõvasti raputada saanud, et neil esimese 2 mängu põhjal, eriti just legionäärid, kes ikkagi täna tulid ja väga otsustavalt mängisid ja pigem selle oma agressiivsusega me ei saanud sellele täna vastu, et 20 väravat näitab ka seda, et ikkagi jäi see rünnak meil täna lahjaks. Kehra pidas ka poolfinaalseerias 1 kohtumise enam kui Serviti ja teatavasti teil on ka võib-olla pink nõksakene lühem, kui on nüüd Serviti meeskonnal. Et kas võib siin olla ka see, et ikkagi meeskonnal see väsimuse faktor hakkab lugema? Ma arvan vastupidi, et siin on, ma usun, et kolmapäeval hakkab see Servitil maksma, et siin oli täna juba näha, et mingid mehed ei kestnud lõpuni, neil oli lihtsalt nii turvaline vahe sees, et ja me päris julgelt, eks ju, seisust tulenevalt vahetasime juba ikkagi suht varajases faasis. Selg vastu seina, kolmapäeval Kehra spordihoones, kus Kehra on alati väga tugeva vastupanu andnud. Kas tulete Põlvasse tagasi? Kindlasti. Selge, aitäh ja edu Kehra meeskonnale kolmapäevaks. Ja tänud. Ja sellega olemegi Põlvast jõudnud tänase kohtumisega lõpuni. Järgmine kohtumine, nagu juba öeldud, kolmapäeval 17. mail kell 19 Kehra spordihoonest. Tänaseks meeldivat õhtut ning jätkuvate spordielamusteni.